Terviseturistide üheks meelis sihtkohaks olev Värska sanatoorium tähistas juuli lõpust 45. sünnipäeva, mille puhul võis ettevõtte juht Vello Saar tõdeda, et ajaga on küll palju muutunud, välja arvatud Värska ravimuda ja mineraalvee tervendav mõju. Selle 45 aasta jooksul on olnud nii häid päevi kui ka natukene halvemaid päevi ja kõige keerulisem periood ilmselt on olnud selle sanatooriumi ajaloo jooksul see aeg, kui oli Eesti taasiseseisvumine. 1972. aastal asutatud kolhooside vahelisest sanatooriumist on nüüdseks välja kasvanud 3 tütarfirmaga kontsern, kus saab tööd ligi 140 inimest. Uuenenud on puhkajate käsutuses olev raviaparatuur, kuid teenuste selgroo moodustavad Värska ravimuda ja mineraalvesi. Värska sanatoorium tehti Värskasse ju kõigepealt ikkagi seeläbi, et siin oli olemas siis raviotstarbeline ressurss, ravimuda ja eriliigiliste mineraalvete näol olemas. Ja nende peal on kogu see raviskeem ikkagi püsinud, aga iga aeg teeb oma korrektiive ja muutusi ja nii on ka siis selles kuuratravi valdkonnas olnud, kui algusaastatel oli võib-olla selline passiivsete protseduuride osakaal hästi populaarne ja arvati, et see on nüüd see ainuõige, siis täna järjest rohkem ja rohkem ikkagi räägime seda, et inimese enda aktiivne olek ja kaasalöömine annab kindlasti parema tulemuse ja seeläbi on nüüd lisaks nendele balneoloogilistele protseduuridele mineraalveevannid, mudavannid juurde tulnud liikumisravi ja moodsas keeles me võime ütelda, et kogu see füsioteraapia areng on tegelikult olnud sellisest aparaatsest ja passiivsest ravist ikkagi nüüd sellesse aktiivsesse faasi järjest enam ja enam tulnud. Kui sanatooriumi algusaastatel tohterdati Värskas füüsilisest tööst kangeks jäänud kolhoosnike ihusid, siis nüüdisajal laastab inimeste tervist istuv töö ja vähese liikumisega elustiil. Aeg-ajalt on mõistlik nii ütelda sellest oravarattast maha astuda ja mingi periood võtta rahulikumalt ja tullagi sõna tõsises mõttes siis oma tervist kaardistama ja koos sellega ka võib-olla siis mingeid asju paremaks tegema, et järjest ju enam ja enam on selline istuva tööviisiga ja kuvarite taga töötamine maad võtmas ja tekivad igasugused lihaspinged ja nii edasi. Neid on võimalik ikkagi siin läbi erinevate tegevust siis maha saada ja on see siis massaaž siin või miski muu protseduur, kindlasti jah, selline nii ütelda arusaamine ja tervisele tähelepanu pööramine on see peamine asi.